Juba 19. korda toimunud laagris saavad noored riigikaitselisi teadmisi, milliseid koolipingis kindlasti ei saa. Siin saame oma praktilisi tegevusi läbi viia, moondamist, laskmist, orienteerumist, kõike, mis siis on klassitunnis nagu omandatud teooriatunnis, aga siin on see võimalik siis looduses teha. Ka tagasiside noortelt on olnud läbi aegade igati positiivne. No ma olen ütlenud, et täna on mul Türi koolist 4 ohvitseri, kellel on pagun peal, et kui 5. ka veel saab, siis võin oma ameti maha panna. Mida öelda neile inimestele, kes võib-olla arvad, no ei tea, kas on seda vaja kasvatama ka järgmisi lapsõdureid siit ja militariste? Ma seda ei ütleks, et noored just pigem ootavad ja otsivad sellised väljakutsed ja saavad ka kõike seda, mida võib-olla tavaelus nad ei oska näha, et siin ka loodes hakkama saamine on üks selline asi, et telgikütmised, see kaitseväe riietus ja see ongi see esimene kogemus, et mismoodi see sõdur hakkama peab saama ja neid juhendavad ju tublid seersandid Tapalt meil. Kuivõrd hea meelega noored tulevad siia laagrisse ja kuidas see valik tehakse, et kes siia laagrisse saavad? No tänane seis on see, et noored koolis on riigikaitseõpetus on kohustuslik, laager veel ei ole kohustuslik, et see on vabatahtlik, aga pigem nad ikkagi ootavad seda, et see ju lõpetab selle riigikaitsekursuse ja kinnistab nende teadmisi, kogemusi. Ma arvan, et riigikaitselaager õpetab hästi palju noori, kuidas hakkama saada elus ja see võib päris vajalikuks osutuda. Mööda külge ei jookse kindlasti midagi maha. Ei no, eks on raskemaid ja lihtsamaid hetki, aga väga tore on tegelikult. Mina ütleksin, et see on seda täiesti väärt, kuna see on nagu siuke kogemus, adrenaliin on, ööhäired on, võib-olla mitte. Kas ja kui palju noortelt endalt võib-olla tagasisidet pärast hiljem tuleb? Noortelt tuleb enamus sealt positiivset tagasisidet selles mõttes, et see on ikkagist uus kogemus ja uued kogemused on ikkagist vajalikud ja ägedad noorte jaoks, et selles mõttes kindlasti on ka miinuseid, sest metsas ööbimine ei ole kõige lihtsamate killast, kuid enamus noortele siiski meeldib uus kogemus, väga äge. Kas on neid, kes on võib-olla tõepoolest esimest korda telgis ja metsas? Jaa, kindlasti. Meil on neid noori täna siin laagris. Neid tuleb toetada, neid tuleb aidata, kui nad saavad ilusti hakkama. Kas ja kui palju sõpru võib-olla juurde leiab? Kindlasti. Väga palju leiab. Selles suhtes meil on Järvas oma noortepunt, kes käib ja tegeleb ja meil on väga äge. Ongi veider tegelikult olla laagris oma klassikaaslastega, mitte oma nii-öelda noorte aktiivpunktiga, kellega me teeme kõike ja kellega me oleme väga lähedaseks saanud. Kindlasti soovitan katsetada, käia kas või proovimas ühe laagri, et see on nagu mega äge kogemus. Tõesti õpib väga palju ja näeb väga palju uusi inimesi ja saab väga palju uusi tutvusi.